Nii head sõbrad, me oleme siis selle ilusa jõetrammi pardal. Loogiselt väga huvitav, et ma olen proovinud tegelikult uurida, et kus kohas see algupärand tramm tuleb siuksele asjale, jõetramm. Seda enam, et Venemaa jõgedel ja isegi Mustal merel, näiteks Krimmis ja siiamaani enam-vähem sellise suurusega laevu kutsutakse trammideks. Ja ainukene mõistlik seletus, mida mul üks vene ajaloolane rääkis, oli see, et seda kasutati ikkagi hästi täpse liini laevana ja toonane oli hästi täpne transport ka Peterburis, impeeriumi pealinnas oligi ainult tramm. Et see, selles mõttes, et ta teatud interrollide tagant sõidab, võeti siis üle, mitte kusagil siin heal rööpad oleks. Mult juba 3 inimest küsisid, miks see laev sõidab Vene lipu all. See ei ole Vene lipp, armsad sõbrad, see on Hollandi lipp. Ja laev sõidab Hollandi lipu all äärmiselt lihtsal põhjusel, nagu mereõigus lubab. See laev on Hollandis veel registreeritud, teda pole jõutud Eestis ümber registreerida. Ta on seal ehitatud ja sealt siis siia toodud. Nii et selle sõiduki ümber registreerimine Eesti lipu alla võtab vast napilt suve lõpuks jõuavad ehk ära teha. Et nii kaua on see siis Hollandi lipu all. Nüüd kui me vaatame sinna suunda, kuhu mina näiteks, me näeme 2 kindlust, Hermanni kindlus, Vangorodi kindlus ja siis piirisild, autosild, mille kõrval on siis promenaadid, trepid, imeilusad ehitatud. Ja siin on siis vana Narva sadam, mis ehitati seetõttu, et ülespoole enam ei saanud navigeerida, kuna see läks väga, väga koseliseks, et lõppkokkuvõttes see on ju Põhja-Euroopa üks veemahukamaid jõgesid ja absoluutselt Eesti kõige veemahukam jõgi ja muuseas selle voolu tugevus on selline, et ei soovita laevalt merre hüpata ujuma hakata. See viib minema. Ujumise kohta muidugi ka nii palju, et eks on merelood ja on jõelood, aga siit on ju püütud kümneid, kui mitte 100 kordi tuua kõikvõimalike vahenditega, kaasa arvatud tuukrüllikonnad ja hermeetilised kassid üle salasuitsu Vene poolt, salaviina ja suures osas muidugi on see küllaltki sitt koht, sellepärast et need mõlemad kaldad on hästi valvatud, nii et selleks peab olema mitte nüüd kõige suurem geenius, kes selle idee peale tuleb, et just mööda seda siit kuidagi risti üle hakata tulema. Ja viimane näide oligi paar päeva tagasi, kui mingi 3 kuubakat Vene piirivalve kinni võttis. 3 kuubakat hakkasid kummimadratsitel Vene poole pealt, Eesti poole peal ujuma, sest nemad tahtsid saada Hollandisse, kus neil olla tuttavaid. Venelased püüdsid nad kinni ja kuubakad võitsid nii palju, et nad saadatakse tagasi Kuubale, kus nad olid siis kuidagi põgenema saanud, nii et see väga asjalik mõte siin ei ole. Aga tõepoolest on ujutud küll ja näiteks isegi tea mitut kihvedu, kui kohad teevad siin all käänakuid. Selle järgi seda piiri markeeritakse. Kohe natuke on aega, siin on kohe näha ka sellised toredad moodustised siis Eesti pool nagu paadigaraažid, mida siis siin oli kunagi ju palju rohkem, eks siin ikkagi jõel on, varsi kohe tulevad natukene mõned 100 meetrit veel. Jõel on ju ikka käidud ja kala püütud ja eks see piir muidugi neile takistuseks ole, sest et on ka võetud kinni täiesti rahulikke kalamehi, kes lihtsalt kogemata vintis peaga on poolele poole sõitnud. Ja siis üldiselt on nii, et siis sind saadakse kätte kingisse familiitsest 5 päeva pärast. Ma palju see trahv on? Ma tõesti ei tea, palju see trahv on. Aga sellega on see, et see trahv, ma arvan, et see võib olla märkimisväärne, kuna Eesti välisministeerium peab ikka päris kõvasti sebima, et oma kodanik, loll kodanik, kes on Vene poole peale ujunud, sealt kingisse familiitsest kätte saada. Ja vastupidi samamoodi. Ja samal ajal muidugi siis hakkas ka kohe paugu pealt suurenema Narva ja Narva Jõesuu ega Sillamaa osatähtsus siis kuurortina, sest see logistamine, mis enne Peterburist siis 18. sajandil, 19. sajandi esimesel poolel tõldadega mööda tolmuseid teid toimus ja nüüd me kujutame ette, et Narvast, kui me tuleme siis
nagu tänagi jookseb pikki rannikud kogu aeg tee, mis on täna väga kenasti asfalteeritud peabki, eks ole, siis see oli puhas liivik, need on liivarannad ka mere ääres ja see tolmas ja siis see tuiskas kinni ja tegi 7 imet ja et seal oli üldiselt päris keeruline suvitama sõita. Nii et selle raudtee tekkimisega siis võeti kasutusele siukene imetabane asi toona, nagu oli aurulaev suure rattaga, siukene vinge, nagu mingitelt vanadelt piltidelt, vanadest filmidest näha saame. Mõned neist olid kaitse all, aga üldiselt käis see käitumine täitsa omavoliliselt. Ja siis 90-ndatel, nagu mainitud, tabas siis kohta siukene ikka tõeline ikaldus, mis nähtus siis sellest, et siin läks iga nädal praktiliselt mingi siukene läks põlema. Ja me teame tegelikult väga hästi, mis selle taga oli. Et erinevad omanikud, kes ostnud, kes mingid järglased, ei suutnud siis, muinsuskaitse oli tekkinud, see oli väga rangete nõuete järgimine, mida sa pidid tegema, kui sa tahtsid selle korda teha, sa pidid selle taastama, siis oli lihtsam mingile kohalikule pomsile anda kilekotitäis viina ja see pani õhtul selle põlema lihtsalt. Ja kustutada seda, neid ei suudetud, sest need läksid nagu säraküünlad ikkagi, need läksid täiesti säraküünaldena ja siin kohalikud tuletõrjujad, kes siin 90-ndatel olid, et nad proovisid ju, aga jah, selleks ajaks, kui nad kusagilt Narvast kohale jõudsid, oli ikkagi lootusetult hilja. Ja viimane väga oluline puitpitsvilla, mis oli tõeline pärl, mis oli igatpidi kaitsel, põles maha üsna äsja ja ma ütlen selleks on 2006 või 2008. Igal juhul päris äsja. Ja väidetavalt siin nüüd süütamist ei tuvastatud, vaid see oli just nimelt renoveeritav, aga seal muuseas, sellel suvel minu teada ei olnud, aga mõningatel suvedel on siin olnud siukene vägev asi, et Lõuna-Eestist siin haabiameister Jaan, kel on see autotäis haabiaid ja kes siis rendib neid välja nii, et saab haabiatega siis sõita Narva Jõesadamast Narva Jõesuusse. Aga see on tõesti vinge. Muidugi peab vaatama, jah. Siis peab vaatama, et Vene poole ei kandu, aga see on tõesti vinge. See on siukene, ütleme, hea tunnetuslik asi, sul läheb ikkagi mingi 3 tundi. Võib-olla natukene vähem, kui sa viitsid mõlada. Aga võid ka lihtsalt pikutada paadis, sellepärast, et paratamatult jookseb see jõgi ainult ühes suunas. Jah, mille ütleme siis säilitamisest täpselt sellisena, nagu ta praegu peaks olema, on korduvalt juttu tulnud, kui siis näitena Nõukogude arhitektuuri absurdsusest ka, mitte ainult sellest, et ta kole on, vaid kuidas ta on ehitatud. Et lõppkokkuvõttes siin oli hästi mitu kaluregulahoos ja nendega oli ju see, et aga muuseas, ega nende kalade konserveerimine ega püük pole ju lõppenud. Lihtsalt asi oli selles, et see sisse seada, mis olid Nõukogude ajal ja see majad, mis olid Nõukogude ajal, see lihtsalt ei kõlvanud. Asi on selles, et seda asja kütta, ülal pidada ja ma ei tea, mida sellega veel teha ja iga aasta uuesti kappremont teha, see on lihtsalt nagu lootusetu ja mõttetu ettevõtmine. Et targem on ehitada mingist, mina ei tea, tulekindlast plastikust, panna isse korralikud seadmed ja nagu enamasti täna tehakse, et nad ei ole nüüd teamist nägusad ka tänapäevast hooned, aga nendega oli lihtsalt siukene värk, et nagu need kohalikud kirjeldasid, et iga aasta oli kapitaalremont.